Vihma sajab 2 vidras, korapuudit Narva. Miilai ütles nitšivo, sind on näha harva. Aidaraga ja sind jätta maha, naidu truguju, kel rohkem raha. Kes see teab seda laulu? Ma ei tea, kuidas see edasi läheb, ma tean ainult neid ridasid. Aitäh, kallis tädi, kes on meile kunagi lapsepõlves seda õpetasid. Aga miks ma seda laulan? Sellepärast, et vihma sajab. Ja kuna mul on 3 koera, ma pean lihtsalt välja tulema. Ja kuna ma olen sündinud sellel päeval, kus ainult liikumine viib edasi. Arvake ära, mis päeval ma sündinud olen. Ma olen nii palju juba vihjeid andnud. Aga sellest ma ei tahtnud rääkida. Ehk siis YouTube'i on nüüd tulnud üles selline video, kus ma räägin sellistest kõige kriitilisemastest numbritest mehe puhul, kellest võiks eemale hoida, kui ta on miinuses. Mäletage seda, et ei ole halbu ega häid, lihtsalt see, et me ise valime siis selle teekonna, et kuhu suunas me liigume, kas me võtame selle positiivse või negatiivse. Näete, ma ei tea, kas te näete mu koer, vist ei fokusseeri ära, ta sööb rohtu. Temast tuligi lammas. Noh, pihm teeb imesid. Okei, ja, et minge vaadake, seal on see video selle kohta ja mingi nädalakese 2 pärast panen ka ülesse siis ohtlikutest naistest, kellest eemale võiks hoida. Kallid mehed, ma tean, et teid on ka siin, kes te mind kuulate ja vaatate. Suur aitäh teile, et ma ei ole teid ära unustanud. Kusjuures ma olen sündinud sellisel päeval, et mul on väga palju mehelikku energiat. Et ma austan teid ja ma olen tänulik, et olete olemas. Aga ilusad päeva teile, nii naised kui mehed. Hoidke lipu kõrgel ja valige endale see positiivne suund. Et minu meelest positiivsus võidab alati, et seda negatiivsust on liiga palju. No nii, tšau, tšau.